2021. aasta oli tööturul vastuoluline. Oli selle kriisi suurim tööpuudus. Aga juba mõni kuu hiljem ka suurim hulk tööpakkumisi. Eelmise aasta alguses oli registreeritud töötuid ligi 53 700 ja töötuse määr 8,2%. Suurim kasv oli aasta esimestel kuudel ja rekordpäeval 31. märtsil oli arvel 57 432 registreeritud töötut. Viimati oli nii palju töötuid üle 10 aasta tagasi. Suvi ja sügis pakkusid aga meeldiva üllatuse. Töötus vähenes ja kõige vähem töötuid oli eelmisel aastal 1. novembril, kui kirjas oli 42 951 inimest. Aasta viimasel päeval oli Töötukassas arvel ligi 44 200 inimest ja töötuse määr 6,8%. Töötus on seega aasta jooksul oluliselt vähenenud. Aasta keskmine näitaja oli 49 816 registreeritud töötut ja seda oli paari tuhande inimese võrra rohkem kui kriisi esimesel aastal. Neist vähenenud töövõimega inimesi oli alla veerandi ja see on aastaga veidi vähenenud. Aasta jooksul vähenes tööpuudus kõikides maakondades ja paljudes maakondades on olukord tööturul juba sarnane COVID-i-eelse ajaga. Ida-Virumaal on registreeritud töötus langenud isegi madalamale, kui see oli 2020. aasta veebruaris, enne koroonat. Siiski on Ida-Virumaal töötuse määr kõige kõrgem. Aasta jooksul registreerisin töötuks 75 367 inimest. Töötuks registreerisin oluliselt vähem inimesi kui aasta varem. 2020 oli uusi töötuid üle 96 000. Loomulikult läks palju inimesi ka Töötukassast ära. Enamus neist tööle, aga lisaks pensionile, õppima ja mujalegi. Aasta jooksul läks Töötukassast arvelt maha 84 700 inimest. Aasta lõpu seisuga olid registreeritud töötutest 53% naised, 43% erialase hariduseta, 43% tööta üle aasta. Kollektiivseid koondamisi oli eelmisel aastal vähem kui kriisi esimesel aastal. Kollektiivse koondamisteate esitas 3 korda vähem tööandjaid kui aastal 2020 ning koondatavaid oli pea 6 korda vähem. Suuremad koondamised olid töötleva tööstuse, majutuse ja toitlustuse ning kaubanduse valdkonnas. Kuna suurenesid nii töötutoetus kui töötuskindlustushüvitise määr, siis oli ka aasta kokkuvõttes välja makstud summad suuremad kui kunagi varem. Töötuskindlustushüvitist sai 44 100 inimest ja kokku oli summa üle 109 miljoni euro. Töötutoetust sai eelmisel aastal üle 32 300 inimese ja toetuse kogusumma oli aastas üle 30 miljoni euro. Mida kuu edasi, seda rohkem tuli juurde tööpakkumisi. Võrreldes varasema aastaga suurenes pakkumiste arv 56%. Vabade töökohtade arv hakkas kasvama alates märtsist. Rekordkuu oli september. Pakkuda oli 8688 töökohta. Kõige rohkem tööpakkumisi oli töötleva tööstuse, haldus- ja abitegevuse ning hulgi- ja jaekaubanduse tegevusaladel. Ametitest otsiti enim teenindus- ja müügitöötajaid, oskus- ja käsitöölisi ning lihttöölisi. 2021. aasta oli paljudele uude alguste aasta. Töötukassa abiga alustas ettevõtlusega 607 inimest. Nii palju pole kunagi varem ettevõtlusega alustamise toetust välja makstud. Uutest ettevõtetest olid 22% töötleva tööstuse valdkonnas, 15% kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas, 14% ehituse valdkonnas. Huvi õppimise vastu kasvas. Tasemeõppes osalemise toetusabil läks õppima 1382 inimest, mis on parim tulemus läbi aastate. Mida õppima mindi? Sotsiaaltööd ning hooldamist, tehnikaerialasid ja 3. kohal olid IT-õppekavad. Mida soovida alanud aastalt? Ikka seda, et iga inimene, kes tahab tööd teha, saaks tööd teha.